Tihti on niiviisi, et kui me planeerime kuhugi pildistama minna või näiteks kas või reisile läheme, siis olles näiteks soetanud terve valiku erinevaid objektiive, on ikkagi probleemiks see, et peame kaasa võtma suure fotokoti, planeerima, mida me siis pildistame, kas me pildistame neid asju, mis on kaugel, kas me tahame võtta panoraame, mingeid maastikupilte, linnavaateid ja eriti just reisile minnes on üsna keeruline see, et mida siis ikkagi kaasa võtta. Et tegelikult Tamronil on üks selline hea objektiiv, mis selle probleemi nagu lahendab meil, võiks öelda, et paugu pealt. Ehk siis on olemas objektiiv, mis katab meil kõik vajalikud vahemikud ära. 18–270 mm. See tähendab seda, et me saame pildistada linnamaastikku, vaateid ja samamoodi 270 mm juures saame juba pildistada detaile arhitektuuris või näiteks kas või inimesi kaugemalt. Et nagu kõik ühes. Objektiivi peal on meil kaks lülitit. Teravustamise. Ümberlülitus siis kas siis automaatne teravustamine või käsitsi teravustamine. Ja samamoodi saame objektiivi pealt mugavalt ja kiiresti sisse lülitada ja välja lülitada ka stabilisaatorit. Vastavalt siis vajadusele. On meil siin suumirõngas. Sigue hea lai, mõnusa sujuva käiguga ja käsitsi teravustamiseks ka teravustamise rõngas. Et mis see siis meile annab, et meil selline hea suur lai vahemik on? Et näituseks, kui me võtame siit nüüd 18 mm pealt lainurga ja püüame seda lotti ilusti pildile saada, et on väga mõnus, et me ei pea kusagile kaugele taganema. Ja samas näiteks, kui me nüüd võtame teise äärmuse 270 mm, püüame näiteks kas või raegu ja kella pildile saada või mõnda muud detaili. See on väga mugav, et ilma, et me peaksime nüüd väga keerulisi pildistamiskohti otsima, siis see 18–270 mm annab meile sellise hästi suure liikumisvabaduse ilma, et me peaksime tegelikult kusagile liikuma. Tamroni 18–270 mm WC Piezo Drive objektiiv, et ilmselgelt ikka pikk ja keeruline nimi, aga oluliselt, mis ta siis nagu nii hea on, eks ole. Nagu eelnevalt mainitud juba, ta on universaalne. Ta on ainukene sellise fookusvahemikuga objektiiv maailmas. Lisaks sellele on ta varustatud meil stabilisaatoriga, mis on väga efektiivne. Ja kõigele lisaks on Tamroni uuem 18–270 varustatud veel nii-öelda Piezo Drive mootoriga, mis on siis väiksem, kiirem ja täpsem autofookusmootor. Tagab siis meile kiirema ja täpsema teravustamistulemused. Kui me nüüd võtame siit nii-öelda vanemat tüüpi 18–270 objektiivi ja uuemat tüüpi 18–270 mm objektiivi ja võrdleme neid, need on mõlemad Tamroni toodangud. See, mis meil parema käe all on, siis uuem ja vasaku käe all on vanem. Et kui me need kõrvuti korraks paneme, siis me näeme, et vahe on sõna otseses mõttes silmaga märgatav. Et vanem on siis suurem, ta on raskem, tema filtrikeere on suurem. Uuem ja uuendatud versioon on, ta on kaalult väiksem, siin on vähendatud vajaminevat optikat, teravustamismootor on väiksem ja kõige selle tulemusena on siis saadud samade näitajatega ja optiliselt isegi paremate näitajatega, aga oluliselt kergem ja väiksem objektiiv. Ehk siis seda nii-öelda mobiilsust ja seda ideed nagu veelgi nagu toetada, et üks objektiiv, mis teeb meil kõik ära, kõik vajaliku nagu reisiobjektiivina või kas või sellise universaalse objektiivina, mis võiks alati kaasas olla. Et igati selline, see on otseses mõttes universaalne.
objektiivi teravustamise rõngas on niisugune mõnus, et pehme käiguga, ühtlase, hea lühikese käiguga, mis võimaldab siis niisugust kiiret teravustamist, eriti kui kasutame käsitsi teravustamist. Suumi rõngas, hea lai kommeeritud, ka mugav kasutada ja suum on niisugune mõnusalt ühtlane ja kerge. Et ei takerdu kusagile ja ei kiilu kinni. Et selle hea kerge suumiga on küll see probleem, et kui me objektiivi paneme niiviisi, mida nagu näiteks üle õla on, siis ta kipub iseeneslikult välja tulema. Aga selle jaoks ongi meil siin objektiivi külje peal, näiteks transpordi asendis või üle õla, kui me kanname, on selline väike lukustusnupp. Et nüüd selles asendis nagu see suumi rõngas nagu ei tööta ja näiteks kui meil on aparaat üle õla, siis ei ole ohtu, et meil objektiivi vajuks nagu suumi ulatuses välja. Hea omadus sellel objektiivil on ka see, mis näitab siis kooste kvaliteeti, et bajoneti rõngas, ehk siis see, millega ta kinnitab nüüd kere külge, on tehtud ilusti metallist, mitte plastikust. Et see siis tagab nagu objektiivile kindlasti pikema eluea ja ei juhtu seda, et ta nüüd ära murduks oma raskuse või mingi löögi tagajärjel. Siis saamegi niiviisi ühe liigutusega teha väga erinevaid pilte, et saame välja suumida, lainulgaga teha pilte ja saame sisse suumida ja mingid kauged detaile pildistada. Et selline ta siis ongi. Tamroni 18–270 mm objektiiv varustatud stabilisaatoriga, mis töötab väga hästi ja hea, kiire ja täpne autofookus.